järgmine esineja on meil rahakratt, kes elatub naabri Wi-Fist ja sädistab, et rahakotti pole mõtet hauda kaasa viia. Teeme talle suure aplausi ja ütleme rahakratt, 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 rahakratt. Kas see on juba sisse lülitatud või? Jaa. Tere. Mis niimoodi kahiseb siin? Mina vist. Jaa. Et räägi endast natukene. Kas istume või seisame või kuidas? No, mis sa tahad teha? Mis ma tahan teha? Ei, mul igat pidi võib. Et öelge, ega mina ei tulnud siia neid pealinna reegleid tooma. Et sina ütle, mis me teeme. Ja... No istume siis rahulikult. Pärast lähed võib-olla lendu vaata. Istume jah. Ma võtan omal käsi. Sõitsid natukene rahaga kaasa, et ma saan aru, et sa alustasid samamoodi nagu tavalise inimesena, palgatöötajana kunagi peaaegu 7 aastat tagasi. Et võib-olla selliseid inimesi on siin päris palju, on ju, ja hakkavad nagu mõtlema, et ma olen orav rattas, mida nüüd teha nagu. Et sina oled leidnud hästi loomingulised lahendused sellele probleemile nii-öelda. Et kuidas sa nendeni jõudsid ja mida sa siis oled teinud, et sellest rattast välja saada? Mul on palju trikke, ma ütlen muidugi see üks trikk, mis ma siin teen, see, et ma ennast sügan, see ei tähenda, et ma pesemise pealt säästan, lihtsalt fucking palju sääsken teil siin. Aga mul on tõesti jah, ma olen päris palju erinevaid nagu variante proovinud, kuidas kõvasti raha kõrvale panna, kuidas hakata kasvama. Mõtle, ma saan varsti 7-seks. Et nagu näed, ega toidu pealt ma kokku ööast, 7 ei ole tavaliselt, ma olen 1,80 m on ju ikkagi ja mingi 75 kilo, et 7-aastase poisi kohta päris suur. Et ma teen selliseid, ma ise nimetan oma blogis ja ka esinemistel siukseid trikke, annan inimestele mõtteid, kuidas saada kiiremini rikkaks, finantsvabaks, mis iganes. Näiteks mul on, ma ei tea, kas siin vist salvestatakse, ma ei saa öelda, aga mul on mõned mõtted, kuidas saab näiteks pärandit kiirendada. Et kui sul on vanemaid sugulasi, siis mul on mõned vihjed anda. Vaat siin mõni muigab on ka mõelnud selle peale. Ma ei saa otse välja öelda, aga mul on jah siuksed erinevad asju, mida ma ise kõik olen proovinud. Et eriti alguses ma olin väga paindlik. Ma olin nõus kõike tegema raha eest. Ja võib-olla sellepärast varjan ka nägu, et olen võib-olla on mõnedes, mine tea, äkki täiskasvanute filmides on ju. Ja täna on natuke häbi. Samas mul ei ole nii häbi nagu eelmisel esinejal, kes ütles, et ta paneb iga kuu 2 sotti ilusüstidesse ja ta peab ikka vaeseka maskiga ringi käima. Et mul selles mõttes on natukene ikkagi paremini läinud. Aga tõesti, mis see küsimus oli? Millest ma räägin üldse? Läks vist täitsa mööda jälle? Ei, väga hästi läks praegu. Et sa pididki lahendustest rääkima, kuidas sa oma oravaratast hakkasid välja ennast kaapima, et siis teised saaksid ka nagu neid ideid ja loomingulisi. Et ei ole just tavapärane, et panen tuvimaski pähe ja lähen rahva ette rääkima ja et see on üks väljund sul on ju. Jaa, ma tegin praegu tähelepaneku, sa tegid mõned liigutused. Mulgid, siin on mulgid enamasti on ju. Jaa. Mulgid, ma olen kuulnud, legendi järgi on väga kooner rahvas. Ja vist jah, ma saan aru, et see näiteks koera stiil ujumine tuleb teile päris hästi välja, et ta nagu kõik enda poole tarjun niimoodi nagu tõmbama. Nii me ujume. Jah, et see on võib-olla teil siin see rahvusport. Mitte nii. Ma olen tõesti teinud, see tavapärane tuvimaskiga on või ole, aga selle 7 aasta jooksul tegelikult niimoodi, et 2 esimest aastat või 3 esimest aastat minu blogi ei toonud mulle mitte midagi sisse näiteks. Kõik tegevused, mis ma tegin, kui ma alustasin, oli tonnine palk. Kõik siuksed lisaraha tegevused, olidki siuksed, ma käisin kuskil külmladudes mingit kalapulki üle lugemas öösiti. Ma olin nõus nagu kõike tegema, et raha saada. Ma lihtsalt praegu ütlen ära, et ma ei ole enam nõus kõike tegema, et raha saada. Et ärge palun tulge mu postkasti siukeste pool imelike pakkumistega, nagu siin tihti tehakse. Ja siis siukse 2,5 või siukse 2 aasta pealt hakkas siis see blogiga niimoodi tõesti raha sisse tooma, et täna ma paningi endal siin mõne mõtte kirja ja tahtsingi öelda seda, et oma blogi kaudu ma siis praegu iga kuu teenin lisaks mingisugune 2 või 3 tuhat eurot. Ja palju sul oli need blogi lugejaid, et sul oli päris hea number seal ka, et
jah, oleneb palju ma võitsin kirjutada, aga iga kuu käib selline 30-40 000, noh rekord vist on 50. ja kui ma mõtlen nüüd see investeering, mis ma olen siis teinud, see on ju see, et ma olen teinud midagi, mis mulle meeldib, ma olen lihtsalt kirjutanud absoluutselt iga kuu nullist esimesest päevast peale kogu aeg. ja ma lõin ka need summad kokku, mis ma olen oma blogi turunduse peale pannud, ma arvutasin selle kõik kokku, see oli 0 eurot. et noh, kui sa teed seda, mis meeldib, kui sa pidevalt näed vaeva ja püüad teha paremini või midagi uut teha, onju, siis tegelikult on võimalik igasugu juraga. noh, vaata täna ka te ju maksate mulle siin. No peab tõdema, jah. Vaata kui lihtne, et paned mingi lateksmaski pähe, onju, ma ei tea, võib-olla siin veel publikus on veel keegi, kes on lateksmaskiga teenib raha kuskil öösiti või. No siin on võib-olla idee, järgmine asi, mis te saate teha lateksmaskidega. Ja guugeldage jah, kuidas lateksmaskis raha teenida, super soovitan, väga tasub, sest pärast neid Google'i sihitud reklaame saama hakata, kindlalt väga hea mõte, andke minna. Ma ei tea, mis sealt tuleb veel no, tulemusi. Jah, sa ei tea jah, su nägu on küll siuke, et reedab, et sa tead päris palju lateksmaskiga, et aga jaa, ega see tõesti on, noh, mina olen selline, kui ma ütlen täiesti ausalt, ma olen koolis olnud ka kogu aeg selline tagapingi poiss. Ja mulle väga meeldib käia koolides rääkimas, sellepärast, et ma nagu suhtlen endasugustega, kes on ka need tagapingi mehed, kes eriti hästi ikkagi asjadega hakkama ei saa. Ja pidevalt ju, kui kutsutakse rääkima, siis on ikkagi sellised edukad ja viielised ja noh, mingid tublid ja vimplid ja ma ei tea, mis asju täna üldse koolides antakse. Aga ei käi siukseid minusuguseid, noh, sellised lohhe, kes on päriselt, noh, täna ma käin koolis, ma käin õpetajate ees, saad aru, kuidas on lauad pöördunud, onju. Et mina olin seal tagapingis, kuulasin neid, ma ei olnud nõus nende ülesandeid lahendama tihtipeale, sest noh, ma ei näe mõtet teha topelttööd, et need ülesanded, mis anti, nende lahendus tegelikult oli kuskil olemas juba. Noh, et miks ma hakkan uuesti lahendama, ma ei saa aru. Täiesti mõttetu töö. Ongi ja ma ütlesin seda mitu korda välja, noh, sama kiirelt ma olin ka siis lendasin ukse taha. Aga noh, täna ma siis käin niimoodi ja räägin nagu päriselt õpetajatele, et kuidas hakata rahaga tegelema, kuidas oma nagu õpilasi motiveerida, kuidas majandustunde paremini läbi viia. Ja noh, vaat see on äge, et selline tõesti, noh, ma olen ikka mitte kuskilt ja mitte keegi. Ja nüüd siis ma olen suutnud mingi asja üles ehitada, mis on minu jaoks nagu päris äge. Et sa oled tegelikult hästi kasulik inimene siin ühiskonnale, kasulik tuvi. Jaa, mul on tõesti väga kahju, et mu vanemad ei tea minust, et ma olen selline, sest noh, nad vist ammu lõid käega ja aga noh, täna võib-olla nad võtaks mind tagasi oma rüppe, aga noh, nüüd on rong läinud juba. Pole midagi teha. Kunagi ei tea. Aga räägi siis nendest finantslahendustest, mis sina oled leidnud veel. Finantslahendus, ma olen väga palju see 7 aasta jooksul oma blogis kirjutanud erinevaid variante, kuidas teenida raha, kuidas investeerida, kuidas säästa. Ma alustan alati, kui ma oma selliseid esinemisi või kontserte või mida iganes teen, ma alustan hästi tagant ja ütlen nii, et enne kui hakatakse üldse säästma või investeerima, siis mul on üks suhteliselt number 1 raamat, mida ma soovitan. On Simon Sineki Start with Why. Ja see on tegelikult ettevõtjatel on, et kui sa hakkad mingit uut äri tegema, siis sa mõtled välja, miks sa teed seda, mis on see sügelus, mida sinu äri nagu sügab. Noh, siin sääskedega lihtsalt tuli selline võrdlus praegu peale. Ja see investeerimisega on sama, et kui sul ei ole see why, see sinu miks, et miks alustad, kui see ei ole paigas, see on täiesti mõttetu on edasine. Ja see point on lihtsalt selles, et kui läheb raskeks, ja ma garanteerin, et sul läheb vahepeal raskeks, sa ei viitsi asjadega tegeleda, siis see why hoiab sind käimas. Sa tead, mis see sinu miks oli, miks sa säästad, miks sa investeerid, miks sa nagu rahadega tegeled. Ja mina ütlen, mul ei olnud raske seda leida, mulle meeldib reisida. Ehk see mulle väga lihtne, töö segab reisimist. Jaa, täiega. Ma olen käinud paaril reisil, oligi niimoodi, mulle mingi nädal kuskil kolmapäeval umbes ülemus helistab, küsib, kus sa oled, ja ma ütlen, ma olen reisil, siis ta on siukse solvunud häälega, et aga sa peaks tööl olema. Jah, imelik. Minu elu täiesti. Minu elu nagu, et kui sul väga meeldib, tee ise oma tööd. Õige. Ja ega suhteliselt seal lähedal mind ka koondati enam-vähem, et ega tõesti segab reisimist. Täna ma teen asju, mis mul reisimist ei sega. See minu see why, miks ma alustasin, ongi see, et mulle meeldib käia reisimas. See on koht, kust ma ei hoia kokku. See on midagi, mida ma teen, kui mul läheb raskeks, kui ma tunnen, et ma ei viitsi säästa, ma ei viitsi investeerida, bla bla, ma tahaks ka kõik panna auto võlgade alla ja nii edasi. Siis ma lähen teen väikse reisi. Ja siis see tuletab mulle meelde, et vaat selle pärast ma tegelen ja see hoiab mind uuesti käimas. Ja see, et sa nagu kukud vahepeal pikali, vahepeal on nagu raskemad ajad, see tuleb kõigil absoluutselt.
me oleme kõik inimesed, mina olen, raske aru saada, aga ma olen ka tegelikult inimene, on ju. Et sellist sitta aega tuleb ette. Ja tegelikult võitjad on need, kes oskavad nagu ka sellel sital ajal, vabandust, ma ütlen seda mingi 4. korda vist siukseid sõnu. Võib öelda. Võib öelda. No me oleme maal ikkagi, siin võib rääkida. Mul hommikul sittus tuvi seal nagu auto täis. Ma mõtlesin, et see on õnne märgiks ainult. Ja see oli märgiks, et väike arve. Et vabandust, ma rohkem seda ei tee. Aga jah, et nüüd sa ajasid jälle lõnga sassi, kõva intervjueerija oled. Mul hakkas see põhimõte just nagu välja tooma. Et see Starbucks Buy. Et enne tegelikult ei ole mõtet, pole mõtet küsida küsimusi endalt, et kas aktsiad või mis aktsiad või kas kinnisvara või mis iganes on, kui sa ei tea, miks sa seda teed. Ja minul on see reisimine, tõesti, kui ma lähen, siis ma reisin ikka nagu kunn. Ma võtan päris hotelli, kus on nagu madrats, kus on soe vesi. Ma ei hoia nagu tagasi. Täiesti all in. Teen mingi reisi ära, ma tean, mul seal kulub natuke, samas ma saan mingisuguse emotsiooni, ma saan jälle selle oo endal sisse ja väga lihtne edasi minna. Ja see ongi see, et tihti hakatakse pihta mingist nagu 3. sammust või kuskilt kaugelt. Aga tegelikult tuleb tulla nagu tahapoole ja mõelda, et miks sa tegema hakkad seda. Palju sa siis reisid aastas? On sul mingi target? Mul sellist targetit ei ole, ma arvan, ma olen nüüd olnud, oli just mais sünnipäev, mul oli töötu sünnipäev. Ma tähistan sellist imelikku asju, et ma olengi olnud nüüd täiskohaga elu hammasratast vahel 2 aastat. Ja 2 aastat töötu ja selle aja jooksul ma olen käinud umbes, ma arvan, mingisugune 30 reisil. Et see on nagu päris okei. Kõik need reisid ei ole loomulikult 2 nädalat kuskil Tais on ju. Tihti ma lähengi 4 päeval lendan, ma ei tea, Ryanairi kuhugi ära, tulen esmaspäeval või teisipäeval tagasi, teen siukse pika nädalavahetuse. Mis on täpselt samamoodi reis, mis on mõnus, sa saad ikkagi ennast tuulutada, näed nagu teisi kultuure, et ei tasu ka nagu üle mõelda, et kui sa lähed reisima, et nüüd peab kindlasti olema mingi Luxor, all inclusive, ambassador, oligarh, mingi 5000 Egiptuses on ju, mis sul sajab seal vihma, hommiku lauas on peekon, on siuke krõbe ja leige on ju, et sa võid võtta nagu täitsa rahulikult. Väga äge. Väga emotsionaalne oled, väga äge. Nii põnev. Ma olen kade tegelikult, et ma ei saa nii palju reisida, et ma ei mäleta, millal ma viimati käisin reisimas. Ja lihtsalt mulgi emotsioonid mulle meeldib. Väga äge, räägi veel, nii põnev, oi, kui põnev. Ma olen eestlane ikkagi. Ja ma ka mõtlen, et ma olen kade lihtsalt. Et kuidas sina saad reisida mingi 30 reisi siin ja pani mõtlema vaata jälle. Sest ma oskan, vaata tegelikult ongi jälle see, kui keegi räägib sulle reisimest, siis sa võid mõelda, et sulle tundub see kohe mingi suur ja selline midagi väga grandioosset ja kallist. Aga sa pead küsima natuke, et kus sa reisid või kuidas sa saad aru, et tegelikult on päris lihtne ja päris odav on ka võimalik nagu asi ära teha. Aga tegelikult sul on ju tiksub igakuiselt, sul on nagu selline väike eelis. Palju sul tiksub igakuiselt? Nagu higivaba pappi, nagu sa ütled? Jah, erinevalt, et tõesti ma seda blogipidamist näiteks ei pea higivabaks, sest suvindsin maski all, ma higistan praegu. Et see raha on ikkagi nagu töö. Higivabaks mul ongi jah näiteks üüre, dividende, intresse. Neid mul tuleb keskmiselt praegu, ma ei tea, 2000 kuni 3000, siuke vahemik. Et kui ma käisin kunagi tööl, siis ma teenisin vähem. Ehk siis point on see, et ma ei oska eriti tööd teha järelikult on ju. Et minul on mõttekam olla tööst eemal ja saada rohkem raha. Võib-olla inimesed maksavadki mulle, et ma ei tuleks tööle, et jumala eest, ole eemale. Mine reisi, annan raha ka veel kaasa. Jumala eest, mine ära. Lenda sinna kuskil. Täpselt, lenda minema raisk, tropp. Mulle sobib. Aga tõesti, ma olengi nüüd see viimased 2 aastat ma olen elanudki siis ainult oma selle raha pealt, mida ma siis teenin nagu higivabalt. Ja see, et ma vahepeal käin mingeid selliseid karaokesid tegemas, nagu me siin praegu teeme, see on tore, see toob mingisuguse raha, samas ma ei ole see kunagi arvestanud. Et ta ei ole mu mingis eelarves, mul natuke nüüd on, et mul on juba oktoobrini on mingid asjad ees, on ju. Aga kui see ära kukub, siis ma ei ole selle peale oma panuseid pannud, vaata, et see blogi nüüd kindlasti toob mingisuguse raha. Ma ei ole sellega nagu arvestanud. Et kui ta kaob ära, ma kirjutan ikka edasi, elu läheb nagu edasi, et ma ei hakanud seda tegema raha pärast. Palju sul neid nii-öelda krattimise kohti siis on nagu praegu, kus nagu oled rahakratt on ja see tähendab, et sa oled seadnud mingid kratid endal püsti, mis nagu krativad sulle erinevates kohtades? Jah, neid
ma loen ise neid pangapiikse nagu, et kuu alguses, kui need pangapiiksud tulevad, siis mul on neid mingisugune, noh, ma ei tea, 10 või 11. Ja ma tihti võrdlen ka, et inimesed, kes te siin ka näiteks olete, kes näiteks on, noh, sõltuvad ainult palgatööst. Selles mõttes respekt, et teil on ikka nagu noh, raudsed ploomid, et sa julged sõltuda ainult palgatööst. Ja see point tegelikult on see, et noh, võime teha ühe mängu, et kui siin on mõni selline palgatööline, kes ainult palgast sõltub, on ju, siis laseme siin meil intervjueerijal niimoodi teha, et ta võtab meilt kummaltki ära kuu alguses ühe pangapiiksu. Sa võtad minult ühe ära ja siis sellelt palgatöölist võtad ühe ära. Nii, ma olen nüüd pangas käinud ka inimestega seal väitlemas ja noh, kui ma laenu küsin, siis ma räägin ka neid lugusid, et noh, mulle ei anta, kuna ma olen töötaja. Aga see palgatöö imetlemine, see on nõudne, et kui sa võtad nüüd minult ühe selle pangapiiksu ära kuu alguses, mul jääb ikka mingi 9 neid alles, on ju. No täpselt. Kui sa võtad ära palgatöötalt nüüd ka selle ühe pangapiiksu. 0. Täpselt. 0, noh. Oota, aga kellel on nagu rohkem sissetulekuid tõstavad käed äkki, kui see üks palga? Nojah, siin on mingid alimendid ja ma ei tea, mida te veel loete nagu. Ja teine siis, aga mõned käed olid ikkagi. Jaa, aga kellel on siis ainult üks töökoht, millest nad sõltuvad? No vot. Mis need vahepeal teevad siis? Töötud? Vahepeal on igasuguseid. Ei no võib-olla need, kes tõstsid käed, kellel on rohkem neid pangapiikse kui minul, need võib-olla tahavad ka, noh vaata siin muljet avaldada, need on ilmselt vallalised. Võib-olla jaa. Noh, püüavad siin nagu eputada, noh ma vaatan ka sul sõrmust ei ole, on ju. Et noh, kui me kohtusin, ma ütlesin ka, ikkagi sa alustad naistega, noh teed komplimendi, vaatan, sul on väga ilusad silmad, no eriti vasak, et nagu noh, see kuidagi. Nii äge. Et kas eputad nagu rahaga või siis oskad lihtsalt naistega rääkida, et siin noh, mehed on valinud lihtsalt selle tee, et nad nagu eputavad rahaga siis. Väga hästi läheb kõigil, ma vaatan. Ja ma vaatan ka nii palju, kui ma näen, siis. Sul oli ka tegelikult mingi fännikingitus seal taga, et ma lihtsalt mainin, et sa oled hästi popp nagu naisterahvaste seas millegipärast, et nagu see, kas see oli ka nagu ette nähtud või see tuli nagu kaasa selle maskivärgiga? Jaa, nii kui ma panin maski pähe, hakkas rohkem naisi lähenema, mis ilmselgelt näitab, mis siis maski all toimub, on. Et see, noh, ma ei oska isegi seda kuidagi kommenteerida. Et meil on isegi Investeeriva Hundi blogis olid spekuleeritud, et kas te olete uus kuum paar ja mingi kõik olid nii excited, siis ma mõtlesin nagu, et okei, ma küsin. Jaa, see on super äge bränding, mis sa teed mulle, et kui Investeeriva Hunt räägib, et ta on vägivaldses suhtes, siis sa küsid, kas ta on minuga suhtes. Ei, võib-olla on uus selline, nagu uus kuum paar. Okay. Mitte see eelmine. Ja okei, ma ei tea, ei, see vist ikkagi nii ei ole praegu, et jaa, noh kindlasti on mul ka postkastis võib-olla mingeid siukseid, noh vahel ikka mingid üksikemad kirjutavad ja nii edasi, aga noh kaua sa viitsid nendega suhelda, et pärijaid võid ju ise ka teha, ei pea võtma nagu noh välimisest ringist kuskilt. Ja, et see ei olnud sul alguses eesmärk, et sul ikka finants. Ega see pole nagu siiamaani eesmärk. Mul tegelikult noh jälle üksikemadega meenub üks finantstarkus, et noh tegelikult peaksin ikkagi rahast ka rääkima. Jah, mul on nagu hea uudis ka siin seksihulludele, et näiteks noh, kes plaanivad süütust kaotada võib-olla või nagu lapsi teha, on ju. Ma vahel toon siukse näite, kuidas anda see aja võimsus investeerimisel, et kui olulist rolli mängib aeg. Et sa võid küll arvata, et noh, sa mängid turge üle ja paned raha nii edasi. Tegelikult aeg on ikkagi number 1. Ja ongi, kes siin plaanib võib-olla süütust kaotada ja lapse teha näiteks. Kui sa teed endale täna lapse ja sa paned, investeerid tema nimel või noh, annad talle 2050 eurot ja sa suudad teha 10% tootlust sellega. Mis sa arvad, mis juhtub aastatega? See kasvab ja liitintress tuleb. See on 8. maailma ime. See juhtub tegelikult niimoodi, et sa ei pane rohkem mitte sentigi raha juurde ja kui sa selle 10% tootluse ära teed, siis 65. eluaastaks on su titt miljokas. Kas sa oled selle peale enne mõelnud? 2 tonni ja mitte sentigi rohkem ja sul on pensionärist miljonäri titt või noh, mis kõlab natuke imelikult, aga noh, siis ta on juba pensionär, on ju. Et see on lihtsalt tegelikult see, et päriselt kuidas see aeg on sinu kasuks. Pole mõtet nagu tõmmelda liiga palju, pigem lasta võib-olla selle ajal nagu rohkem minna, mis läheb nagu nii, on ju. Noh,
et siukseid mõtteid jah, et kuidas see asi nagu lihtsamaks ja noh, mina ju kirjutangi selliseid noh, mulle meeldib, kes pole aru saanud, mu blogis vahel saab nagu nalja. Noh, tulles tagasi minu juurde, mulle meeldib endast rääkida ja mulle meeldib tõsiseid teemasid ka nagu natuke võib-olla läbi huumori prisma on ju, et vaata raha muidu siuke tõsine teema. Noh, mis veel on, ma olen mõelnud enda matuste peale, matused on ka väga tõsine teema. Minu matused tulevad rõõmsamad, nii nagu ma kirjutan rahast, mis on rõõmsam, naljakam. Mina olen näiteks otsustanud, minu matustel on, kui sa tead pulmamänge, näiteks on see pruudirööv on ju. Mina osad pulmamängud kohandan nagu oma matustele, et mul võib kadunukese röövi teha. Noh, täitsa nagu sellist ja no vaat, mis matustel veel on, et või tähendab, pulmades visatakse seda kimpu on ju. Noh, matustel võiks ju pärga nagu. Jaa, väga hea mõte. Kes on järgmine? No siukseid. Kes on järgmine? Kirstu ääres. Et tegelikult asju natuke nagu lõbusamaks teha ja mina oma blogis ja noh, oma nendel karaokedel proovin ka siis seda raha asja natuke lõbusamaks teha, et muidu on ta selline noh, morbiidne, millest eriti ei räägita ja nii edasi, et noh, teeme nagu matused ja raha lõbusaks. Ma ei tea, tundub see okei või? Mis te arvate? Jaa, keegi hulgab juba. Ilmselgelt ei ole mingi vana inimene, kes noh, mis see hulgaks muidu, kui tal juba minek on, et aga mis sul nagu see pikk plaan siis on? Kas sul on mingi, palju sa tahad koguda või mis see portfell sul peaks olema kunagi või? Jaa, mul ei ole niimoodi sellist, vaata üks selline lõks, kuhu jälle jäädakse, et ei osata aru saada, millal võiks juba natuke nagu kulutada või millal nagu hea on, et sa kogu aeg lükkad edasi, et noh, okei, saan 100 000, siis ma ei tea, teen asju on ju, siis tegelikult võiks saada 500 000, siis võiks miljon edasi. Et mina hakkasin sellist normaalset elu elama ikkagi, ma arvan, umbes nagu 200 000 pealt. Et täna ma olen nagu ametlikult poolmiljonär ja noh, ma ei käi tööl. Ma päriselt elan oma elu enda tingimuste järgi. Ja see on, noh, ma teadsin ka, et seda saab teha juba paarisaja tuhandega tegelikult. Ei ole vaja olla noh, mingisuguse 10 miljoni või pluss peal. Seda võib hakata täitsa palju varem tegema. Ja see ongi nii, et noh, mis sul nagu enda vajadused on. Et kui nad ei ole liiga suured, kui sa ei pane iga kuu nagu mitu tuhat, nii nagu eelmine esineja ilusüstidesse on ju, siis tegelikult on võimalik elada ära jumala okeilt. Minu need nõudmist ei ole väga kõrged. Noh, ju ma olen ka loomult ilusam, et mul ei ole vaja neid ilusüste nii palju. Ma tean, kui me siin korraldajatega rääkisime ka, siis mainisin raamatut, mida ma hiljuti lugesin, mis mind väga palju mõjutas, oli Die with Zero. Seda vist veel eesti keeles ei ole, aga see on siis noh, ma ei tea, sure nullis või sure nulliga on, et ja see point oligi see, et see vend, kes selle kirjutas, hakkas oma raha ikkagi kulutama juba noh, 40-50 nagu kindlasti, sest ta tahtiski, et temal surres oleks alles 0. Ja see oli väga ilus mõte, ma lugesin ja ma oma Instagramis ka jagan ikkagi raamatuid, kui ma loen neid häid asju. Seal Rahajak võttis selle üles ja kirjutas mulle veel eraldi tänusõnad. Ta kirjutas veel autorile ka tänusõnad, noh, saad aru, milline mees on ju. Tänulik mees. Ja tõesti see raamat oli, ongi, noh, sul on elus mingid asjad, mida sa teatud eas teha. Kui sa oled juba, noh, mis Eesti meeste keskmine on, me teame, on ju, mingi eluiga, 42, 3, midagi sinna on ju. Et noh, ei saa jätta kõike nagu sinna pensioniikka või sinna 70 peale, sest tõenäoliselt ei ole enam. Vaatame, üks on Eesti naised, siis saad aru, miks Eesti mehe eluiga on madal. Ja sealt ma sain ka päris palju sukest inspiratsiooni, et tegelikult võiks, noh, ma ei kuluta ennast iga kuu nulli, ma ikkagi säästan päris nagu kõvasti, ma lihtsalt püüan nagu sissetulekuid ka suurendada. Aga mingeid asju saab teha, noh, täna mulle meeldib näiteks sõita wakeboardi või lainelaud või ma ei tea, mis eesti keele nimi on. Noh, kui ma olen 80, siis võib-olla 2 kunstpuusaga, noh, enam mingeid nagu flippe ei viska kuskil karjääri peal, et sa pead tegelikult mingeid asju tegema teatud eas juba, mitte ootama seda noh, mingit. Ja meil täna rääkis vallavanem sama asja, et Mount Everesti otsa sa nagu mingi peale 70 enam ei hakka ronima, et teatud eas tuleb teha, et nii, et sama tähelepanek. Jah, aga noh, ega see ronimine on vaestele, et rikas läheb kopteriga ikkagi sinna Everesti otsa. See on, noh, tuleb jälle mõelda natuke loovamalt ka. Jaa, sul on need loomingulised lahendused tulevad väga hästi välja, et selles mõttes. Ja siis see point oligi ja noh, võib-olla siin ka mõni mõtleb, et mida siis selle autori noh, tuttavad ka küsida on, et okei, kui sa elad nulli, et noh, mis sa siis lastele pärandad? Et see on see kõige tihedam küsimus, mida talt küsitakse täpselt, et noh, mis sa siis lastele annad? Ja see vend ütles, et nagu mitte midagi.
ma lihtsalt annan neile elu jooksul. Sest tegelikult, kui ütleme, et ta sureb ära, noh, ma ei tea, 80 on ju, siis tema need lapsed või pärijad on tõenäoliselt mingi 50 võib-olla. Selle aja peale neil on juba endal, noh, okeid, võib-olla mingid sissetulekud, neil on kodud, asjad olemas, et sa peaks lapsele andma varem ja jooksvalt, et võib-olla koduostu toetama, ma ei tea, autoostu, mis iganes on ju, et sa juba eluea jooksul annad pärandit niimoodi kogu aeg vaikselt. Ja noh, ma ei tea, ma tahaks, et ma ise oleks selle peale tulnud või kuidagi, noh, seda au tahaks kuidagi enda võtta. Minul, noh, sellel mehel pea lõikab nagu pardi persevett. Noh, kui sa loed, sa saad aru, et see on, noh, on arukaid inimesi olemas. Kutsuge tema siia järgmine aasta. No meil on hästi palju ettepanekuid, et me teeme hästi arukatele. Ma arvan, ta saab Floridast kindlasti tuleb suisleppa, et see on, tõenäosus on väga suur. Ja arvan küll. Siin on sääsed, siin pole päikest, siin saab vähe raha. Meie risti ette. Ja, mõnus on jah. Siin on väga siuke entusiastlik intervjueerija, kes avatud eestlane pidi olema see, vaata, et kes vestluse ajal ei vaata mitte enda kinganiasid, vaid partneri omasid. Et siis, noh, see näitab, et eestlane on nagu ekstravert, et ta on avatud. Jaa, see. Ja sul on need ketsid, on sinu nagu firma märk, eks ole? Jaa, need on mulle pahandust kaela toonud, need on suhteliselt odavad konservid, kui keegi ei näe. Et ma käisin ühes koolis, kus läks päris nagu andmiseks, et miks mul nii odavad ketsid jalas on ja pärast mind ähvardati, et ma selle loo oma blogist maha võtaks ja siis mulle just saadeti paar kuud tagasi töökuulutus, et see kool otsib endale õpetajaid ja seal oli umbes kirjas, et hästi meeldiv ja toetav pere on seal, kes sind ootab ja ma olin nii, et nagu ahaa, noh, et tulge mu blogisse, tulge vaadake, mis pere seal on. Et need ketsid on jah, too mulle pahandusi ja ka mu blogi on mulle toonud pahandusi. Mul on postkastis ikka, noh, on päris selliseid mürgiseid inimesi, kes on mingid nagu ära nii kirjuta ja võta maha ja noh, ma ei tea, minu blogi ei võta maha. Õige suhtumine. Mis sa teed? Ja. Kirjuta oma blogi. Täpselt. Ole loominguline ja räägi seal, mis sa ise tahad, on ju. Just, et noh, sul on ju võimalus. Täpselt, kõigil on nagu võimalused avatud, et lihtsalt, ma ei tea, guugelda, õpi teistelt. Ja, selle blogi koha pealt, et näiteks noh, minu blogi tõesti toob mulle täna nagu päris okeilt raha sisse, et noh, ikkagi mitu tuhat eurot heal kuul. Noh, näiteks mu viimane lugu oli ka tasuline, et kirjutasin Cleveronist, noh, võtsin neilt pappi ka selle eest. Aga mul on päriselt kirjutanud mingisugused siuksed hakkajad, et saatnud oma blogi lingi. Et näed, hakkasin ka blogima ja noh, viitsid, et pane nüüd see blogi siin, noh, tee mingi siuke shoutout on ju. Ja siis ma loen seda blogi, ütlen, jaa, see kõik on tore, ma olen nõus seda shoutouti tegema, et noh, saada mulle see aasta pärast uuesti. Ja noh, et siis ma näen su järjepidevast on ju. Ja nüüd ongi, noh, kui on aasta mööda läinud, siis mul on kirjutanud uuesti saatnud lingi 0 inimest. 0. Et see motivatsioon, noh, ma näen juba, kuidas tagant on see, et noh, tahaks ka raha teenida lihtsalt sellega, et kirjutamine on siuke so-so on ju, aga tahaks ka, et kuidagi noh, saab esinemas käia või mis iganes, et noh, see ei tule nii ruttu päris. Sellega ikkagi, kas see sulle sobib ja kas sa seda teed ja noh, siis kas raha tuleb, on boonus on ju. Kui ei sobi, siis ära tee, üldse pole nagu mõtet. Mis sa siis soovitad nendele inimestele, kes otsivad oma seda kuidagi väljundit, et sa pead ikka endast lähtuma, mis sa oskad, mis asju sa oskad nagu võib-olla müüavate lisaks on ja kui sa alustad mingi palgatöölt, eks ole, et vaata enda tugevusi, mitte, noh, sa ei saa päris kopeerida sind, eks ole, sa oled obviously väga unikaalne. Lõpuks ometi mõni hea sõna ka. Mingi pool tundi ma ootan, et keegi siin mind ka nagu paitaks natuke. Nii. Et mis sa siis nagu ütled neile veel? No väga raske ongi öelda. Mul on tõesti olnud selline päris vastik, selles mõttes vastik lapsepõlv, et noh, ma ei tea siiamaani, kelleks ma saada tahan, kui ma suureks saan. Noh, täiesti pime koht on ju. Ja ongi olnud keeruline, et noh, ma vaatangi oma sõpru, kes noh, kõik on teadnud, mis nad on tahtnud oma eluga teha, et juba väikest peale, kes siin noh, teabki, et ta tahab uroloogiks saada, noh, mingid siuksed näited on ju. Et noh, kuidas sa väikest peale tead, et kas mingid lapsepõlve mängud või noh, ma isegi ei taha teada seda. Aga mul ei ole kunagi seda olnud, ma ei ole kunagi teadnud, kelleks ma tahan saada. Ja ma olen olnud nagu siukses korralikus stressis, et mis minust saab. Ja see hirm ka tegelikult on mind pannud investeerima, et ma tean, et kui ma lähen kuhugi tööle, siis tõenäoliselt üks päev avastatakse, et noh, ma võib-olla ei ole kõige suurem kasutegur on ju. Ja siis mul peab ikkagi olema mingit raha ja sellist muid sissetulekuallikaid. Aga nüüd nagu noh, suurema poisina ma olen aru saanud, et tegelikult minu need erinevad tööd, mis ma olen teinud, on mulle andnud väga palju erinevaid kogemusi ja väga palju erinevaid tutvusi. Ja ma olengi saanud proovida hästi palju erinevaid asju ja noh,
vaata ongi, kuna mul on kogemusi, siis see kirjutamine ja see esinemine, see asi noh, kuidagi nagu ise on need tükid niimoodi vajunud siukseks nagu mingiks pildiks kokku. Et ma ei oska tõesti niimoodi öelda, et noh, et kindlasti minge tehke nüüd kõik ühte asja, sest noh, see ju ei töötaks, onju. No ja ta peab nagu iseennast analüüsimas kõigepealt, et, ja, et mis on sinu tugevused. Täpselt, et noh, ma mõtlen, mina käin rääkima rahast. Saad aru, ma olen paduhumanitaar. Noh, täiesti, ma olen ikka, noh, mul on juba mingi, noh, kui keegi murrust räägib, siis ma olen nii, et kuulge, ma pean korra vetsus käima, siis ma vetsuakna kaudu on läinud juba, et noh, ma ei saa asjast aru, ma ei saa nagu numbritest aru ja, aga mul on see kirjutamine, et noh, mu matemaatikaeksam oligi noh, sihuke kolinaga sealt keskkoolist, noh, kuna õpetaja oli mul, noh, ma ikka viisin neil lilli vahepeal onju, siis mind veeti sealt läbi. Aga noh, kirjandeid ma näiteks kirjutasin 2 tükki, sest ma kirjutasin ühe valmis, läksin, viisin ära ja siis mul see õpetaja vaatas otsa, ütles, et sa oled rohkemaks võimeline. Ja siis ma olin, et kuule, no, et ma nägin vaeva, ma tahan koju minna. Ei, mine kirjuta 1 veel ja teine teema võta. Ja siis võtsin teise teema, kirjutasin ja see oligi, sain 99 punkti. Noh, sest ta teadis, et noh, minus on midagi, onju. Ja siis ma nüüd selle kirjutamise ja kõik need imelikud kogemused, mis mu elus on, noh, ma olen ju teinud töid tõesti mingi, ma olen olnud autojuht, ma olen olnud turvamees, kuller, autopesuas töötan, muru niitnud, müügimees olnud, noh, mingi siiamaani erinevaid asju teinud. Sa ei ole risti ette löönud põhimõtteliselt ka, et kuskilt nagu hakkaks midagi jooksma, et lähed proovid, vaata. Jaa, ma ei löö risti ette, kui on vaja kedagi matta, ma tulen ka. Ma löön ainult siis risti ette, et tõesti ma olen nõus ka normaalse rahast isegi kellegi maa alla panema, et noh, kui raha tuleb. Et tõesti neid kogemusi on palju ja noh, nüüd ma saangi nendest ka nagu rääkida. Ja et ongi, kas kuskilt tuleb raha ja see, et ma leidsin selle noh, investeerimise ja need rahad, see kuidagi, noh, see on langenud niimoodi kokku. Mul pole nagu õrna aimugi, mis minust muidu saanud oleks, et võib-olla ma oleks praegu ka, noh, siuke, noh, elaksin ka suislepas ja noh. Palun ärge torgake mu auto kumme läbi, see on rendi auto. Kõik ei ole suislepast, meil on siin Tallinnast, Vambolast. Vambola on üks bussipeatus Tallinnas, nii et ära püüa nagu nüüd öelda, et see on erinev koht, et ma nägingi, siin on kõvasti suislepa inimesi ja siis ma arvan mingi 150 inimest Tallinnast umbes jah, et siis. No mingi hea 200 tuleb kokku erinevaid. Võt. Aga mis sa veel siis tahad rahvale öelda, mida tarka teha oma eluga? See kõlab nüüd nii morbiidselt, et kas aeg hakkab otsa saama, sellepärast on siuke küsimus või? Ei, aega meil on veel tegelikult pool tundi, me võiksime veel rääkida, aga ma mõtlengi, et ma arvan, et võtame vaikselt kokku vast. No minul on ükskõik, me võime pärast siin lobistada, kui keegi ka küsimusi tahab küsida, sest jumal täitsa soe on siin istuda ja mõnus. Noh, mida ma alati rõhutan? Ma rõhutan alati seda, et noh, ma olen suhteliselt nagu mitte keegi, et mul ei ole mingeid superteadmisi või mingit, noh, ma olen alustanud täiesti nullist, et ei olegi saanud pärandeid, pole lotovõite, pole nagu mitte midagi olnud. See kõige suurem minu eelise tegelikult üldse, mis nagu investori annab eelise ja mis on tegelikult nagu väga paljudel puudu, on see grit või see nagu järjepidevus. Selline, noh, see pidev tegutsemine. Kas sul on nagu mingi rutiin või mingi siukene harjumused, mis sa siis iga kuu teed? Mul ei ole sellist rutiini, et noh, mu elu ongi nii vaba kava praegu, et noh, ammu enam mingit rutiini pole, aga see, mida ma, noh, kuhu ma oma mõttega jõuda tahan, see järjepidevus aspekt on see, et ma tegin, noh, mul on paar nagu enda show'd, mis ma olen üles ehitanud. Üks on minust ja selline nullist poole miljoni jõudmine, üks on siuke kinnisvaraalane asi, kuidas jõuda 10+ korterini, mida ma ka praegu teen. Aga see järjepidevus ja mul on oma sellel kontserdil, mis on palju varem, soovitan tulla teinekord nagu minu üritustele, on üks slaid, mille ma just hiljuti tegin ja see on siis minu selline timeline või selline nagu elukaar või joon. Ja kui ma 2015 august sündisin, siis ma olingi lihtsalt muna või kui ma koorusin, ma olin täiesti null. Ja see esimene 100 000 selle elujoone peal on siis näha, jõudis minuni aastal 2019. Ma näen, sa oled segaduses, ma arvutan sinu eest ära, see on 4 aastat. Sul hakkasid juba mingi silmalaud tõmblesid natuke. See on 4 aastat. Saad aru? Ja 100 000. Jah, ma olen 7 ja ma olen täna pool miljonär. Kui ma esimese 100 000-ni jõudsin 4 aastaga, siis järelikult järgneva 3-ga on tulnud 400 000. Saad aru?
ja see järjepidevus, see, kuidas see esimene 100 kilo, see ongi kõige raskem sinna jõuda, sest see on nii fucking demotiveeriv vahepeal kuidagi sinna jõuda. Aga kui sa sinna jõuad, siis sealt edasi see läheb palju ladusamalt. Ja mul ongi järgmine 100 000 tuli juba alla aasta, järgmine 100 000 jälle alla aasta. Noh, ja see hakkab nagu minema päriselt see esimene selline suur pirukas, see on kõige raskem. Aga sealt, kui sa sinna jõuad selle järjepidevusega, siis sealt see hakkab juba kiiremini minema, see motivatsioon on nagu palju kergem püsima ja tulema ja olema, et noh, tuleb hoida nagu hambad pidevalt oma sellel, noh, mul ei olegi tegelikult rutiine, sa küsisid, noh, mu rutiin selles mõttes ongi see, et ma päriselt ei anna alla või noh, ma kogu aeg tegutsengi, et ma tean, ma kogu aeg investeerin ja ma ei käi, ma ei preach'i, ma ei jutlusta mingit sellist asja, et noh, hakake 4 hommikul ärkama, siis olete tund aega siin suislepa külmas tiigis, siis sööte ära kilo avokaadosid, siis kirjutate päevikusse noh, mingi eesmärgid 30 asja, miks te oma naist või meest armastate. Siis noh, ma ei tea, siis teete veel midagi, on ju, siis kell 9 hommikul sa oled juba täiesti noh, jumala tühi kott omadega, et noh, siis tahaks magada tegelikult. Et noh, Eestis, no mis sul viga on, et sa ärkad kell 4 või 5 hommikul? No, pime on esiteks. Mida sa novembris teed kell 5 hommikul? No, miks sa teed seda? Et minul tõesti, mulle meeldib magada, ma ärkan, noh, ma ei tea, vahel 10 ajal, vahel 11 ajal. Mu see ainus selline rutiin või see ongi see, et järjepidevalt investeerimine. Mu ka rutiin on see, et ma tean, et mu kulud on iga nädal, kuna kes on võib-olla mu neid esinemisi näinud või blogi lugenud, teavad, et mul on siuke nagu nädalane kulu. Mul on, noh, ma tegin iseenda iga nädal palgapäeva. Ma saan iga nädal enda käest kindla summa raha. Ja see ongi põhimõtteliselt minu ainus rutiin, et mul on kindel summa, mida ma iga nädal kulutan ja kõik sellest ülejäänud ma lihtsalt investeerin, säästan ja noh, ehitan see ennast nagu suuremaks. Ja need ongi päriselt kõik ausad, need on kõik minu rutiinid, mul ei ole rohkem nagu mitte midagi, et ma ei maga mingi vallavalitsuse vendadega, et saada kuskil mingeid kortereid või noh, mingeid üürikortereid kiiremini või soodsamalt või ma nagu noh, ei ole, et ma tahaks teile öelda küll, et mul on mingi super saladusi, aga see saladus tegelikult ongi siuke loll jonnakus, selline eestlase, noh, siuke tuim ja loll. Ma olen enda jaoks selle nagu suutnud ära niimoodi mõelda, et aeg läheb nagunii mööda. Tee, mis tahad, on ju. Mõtle ennast kuhugi, kus sa olid eelmine aasta samal ajal. Nüüd sa oled täna siin, aasta on läinud mööda. Kui sa pole midagi teinud, noh, see on olnud nagu sitt aasta. Me oleme palju teinud. No, sina oled palju teinud, on ju, aga vaatasin päris paljudel on ikkagi suhteliselt, noh, tuled põlevad, kedagi kodus pole, et noh, siuke tühjus natuke. Nüüd, kui sa täna ka ei tee ja siis sa avastad ennast aasta aja pärast jälle kuskil, vaat siis sa oled vihane enda peale. Täiega. Sest aasta läks ju jälle mööda, on ju. Kõik ütlevad, et oleks ma varem lihtsalt hakanud investeerima, et see on üks kahetsus, mida ma olen päris paljudelt nagu kuulnud tavainimestelt, et oleks pidanud varem hakkama pihta. Mul on tõesti, mulle meeldib üks kiri minu Instagrami postkastis on selline, kus üks vend kirjutas mulle, et noh, kui sa kirjutama hakkasid, ma ei tea, 2 aasta pealt, et noh, ma korra leidsin su blogi ja vaatasin korra, et noh, mingi pusid seal oma mingi 20 000, et noh, mõttetud olgus. Nüüd ma tulin 6 aastat hiljem ja noh, tõesti, et mida sa teinud oled? Ja ta oli enda peale nii vihane, et ta lihtsalt noh, tema oli näinud seda blogi korra, lihtsalt kinni pannud, ära unustanud, on ju 6 aastat mööda läinud ja ta tuli vaatama, et mida ma juba ütlesin seda korra, noh, et see ongi see aeg läheb mööda, on ju. Lihtne on ju natukene kogu aeg midagi panna ja teha natukene niimoodi, et sul homme on jälle parem kui oli eile. Ja see ongi noh, kogu saladus. Ma selle eest cashin nagu igal üritusel mitu sotti, et seda öelda. Noh, easy, minge proovige homme kuskil siin poes. Jah, hakake sama juttu rääkima, et vaadake, kas tuleb välja. Jah, aga see point tegelikult on, sa võid seda sama juttu rääkida, aga üks asi on siuke book smart ja üks on siuke street smart, on ju. Et kas sa oled seda lihtsalt lugenud ja sa tead, et tuleb teha või sul on see street smart, et sa oled ise teinud ja sa noh, näitad, on ju. Minul on ju kõik mündid, noh, absoluutselt kõik löön ju alasti oma blogisse üles, et noh, te näete, mis ma olen teinud. Ja kui mõni asi ei tööta, siis sa ka näed seda. Ja võib-olla mõni asi ma tunnistan, võiks teha rohkem või paremini ja võib-olla ma oleks juba kaugemal. Aga noh, ma ei kurda ka, et nagu okei on. Et sul on see kinnisvara on päris tugevalt seal blogist, olen piilunud, spikerdanud. Ise ka võtsin seal natuke snitt, tegin Airbnb saunast. Tänu sulle. Thanks. Et aga sa siis, mis sa teed selle kinnisvaraga, kuidas sa seda leiad või mis? Jah, kinnisvara on selles mõttes huvitav, et kinnisvara mulle väga meeldib.
ja see on sihuke põhjus või sihuke huvitav tegutsemine, et kui sa tööl ei käi, siis noh, lihtsalt istud, ma ei tea, arvutis vastavad aktsiaid on natuke igav, onju, et mul peab olema mingi põhjus ikkagi hommikul nagu hambaid pesta ja panna mingi särk selga ja nii edasi. Ja et noh, käia objektidel ja vaatamas, ma otsin üürikorterid on üks minu selline, mul on tegelikult, ma võiks öelda 3 nagu kinnisvara teekonda või sihukest sihti. Üks on üürikorterid, noh, mida ma ise teen niimoodi vaikselt üksi püüan nagu osta ja vaikselt üürile panna, millest ma ise elan natuke. Siis teine siht on, siin ostsin ennast natuke nagu ühte ettevõttesse, kus ka paar inimest niimoodi ostavad kortereid ja siis noh, lõhume neid ja ehitame ja teeme, onju. Ma ei ole seda veel blogis kajastanud, ma räägin seda ainult üritustel. Et ma olen seda blogis kajastanud lihtsalt laenuna, kuna ma annan kogu aeg sinna ettevõttesse laenu, aga ma ei ole seda väärtust, noh, meil on seal juba päris palju kortereid, ma ei ole seda nagu võtnud enda blogisse, kuna ma ei tee seda üksi. Noh, ma tahan mu blogi jaoks vaata üksi teekond, et näidata, kuhu üksi võib jõuda. Kuigi ma soovitan teha alati sõpradega, päriselt see on palju kiirem. Ja siis minu see 3. selline, kus mul on nagu, on ka nagu noh, välja tulnud või jopanud, on nagu maade, ma just käisin notaris neljapäeval vist, ostsin jälle ühe paar hektarit nagu maad, et leida mingit sellist maad, kus on potentsiaali teha sinna siis peale midagi, noh, olen ostnud mingit, ütleme rohumaad või mingit suvalist, ma ei tea, maatulundusmaad ja ma püüan sinna leida siuksed vallad, kus saab teha näiteks detailplaneeringuid ja sinna mingid majad peale joonistada ja siis maha müüa see. Sest on väga palju, või noh, mitte väga palju, aga on siuksed ikkagi kinnisvaraarendajad, firmad, kes ise ei viitsi valdade onudega nagu magada. Siis ma võtan see raske töö enda peale ja siis teen nagu need paberid valmis, ehk siis need arendajad lihtsalt ostavad selle maatüki niimoodi, et seal on detail ja noh, nad lihtsalt sõidavad kopaga sinna, hakkavad kaevama onju ja noh, ehitavad lihtsalt. Mina teen selle eeltöö. Ja seal mul on küll, on mõned nagu, noh see, kui ma nüüd neljapäeval käisin, te teate, et siin on sääsed või? No praegu märkasin, ausalt. Et ma käisin neljapäeval notaris ja ma ei ole teinud oma elus vist nii pika plaaniga investeerimis, ma ei tea, tehingut siis, kui oli see nüüd neljapäeval. Sest see on reaalselt selline 7-8 aasta plaan, kus ma tahan siis sellest mitmest hektarist selle maa ümber kujundada. Ma tean, et sinna minu lähedale kohe tulevadki uued 4-realised maanteed, seal on mingid tööstuspargid, värgid, et noh, ma olen püüdnud nii pikalt ette osta ja näha ja proovida, kas nüüd sealt tuleb välja ja siis näiteks 7 aasta pärast, kui siin hakatakse kodusid tegema, noh siis tulen mina oma selle detailplaneeringuga, ütlen, et davai, vaatame, kes siin selle endal saab. Et noh, tooge nagu papid siia poole. Aga noh, see on selline, noh ongi hästi pikk plaan on ju ja see, ma ei saa täna arveid maksta selle teadmisega, aga see annab mulle sellise teadmise, et kui ma üks päev hakkan näiteks enda kodu ostma, siis noh, sihukestest kohtadest tuleb minu jaoks see koduraha, siuksed suured summad. Et täna ma elan nagu üürikas, kõik on jumala okei, onju. Aga ma ei taha sellist, noh, kunagi ma tahan ikka päris kodu ja siis ma teengi neid hästi pikki investeeringuid, et sealt võiks need summad niimoodi järjest kokku tulla. Nii et sul on pikad investeeringud ja nii-öelda lühemad, millest siis iga päev saad nagu elada. Jah, et see ongi, noh, kui minu portfelli, ma näitan ka seda üritustel, noh, ütleme veits paremini korraldatud üritused, kui saab slaide näidata. Ma näitan ka täitsa enda portfelli, mis mul seal sees on ja kõike ja siis ma alati ütlen ka juurde, et kui te näete seda või vaatate, et siis noh, ärge tehke kinnisilmi järgi, vaid küsige, miks minu portfell või kui te omavahel räägite, siis küsige inimeselt, et miks tema portfell on just selline. Sest kui sa lihtsalt vaatad, et noh, sõber ostis mingit, ma ei tea, aktsiat on ju ja sa lähed ka ostma, noh, sa ju ei tea, miks tema ostis. Minul ongi palju ärilaene, mul on palju võlakirju ja see ongi sellepärast, et noh, et lihtsalt, et ma kodutuks jääks, et ma arveid saaksin maksta. Ja kunagi mul oli rohkem võib-olla nagu sihukest startupi võimekust ja võimalustest, noh, kui sul on palgatöö, siis sa võid rohkem riskida, on ju, et sul palk tuleb, on ju, et siis investeeringud võivad olla võib-olla veits siuksed radioaktiivsemad. Mina pean täna vaatama, kuidas nagu arveid maksta. Et see ongi see, noh, miks ma teen siukseid, noh, näiteks see krundi investeering, noh, ma ei saagi neid tihti teha, neid ei leiagi tihti. See on mu elus, ma arvan, 2. või 3. asi, noh, mõtle 7 aasta peale, on ju. Et nad ei too kohe raha sisse, ta lihtsalt, sa paned sinna mingi paarkümmend tuhat ja sa tead, et noh, 7 aasta pärast see on siis kas see paarkümmend tuhat on ju, millest pole enam vahet, sest nagunii siis selle rahast ei saa midagi. Või sul on seal tõesti näiteks 600 000. Et see on see koht, kus tuleb alati küsida, miks keegi mingisugust investeeringut teeb, kui sa räägid kellegagi.
nii et kõigepealt pange paika enda, miks te hakkate investeerima. Et kui mina olen nagu ettevõtja, et mina tahtsin lihtsalt aru saada, kuidas raha toimib, et ma oskaksin õigesse kohta investeerida, et ma ei kaotaks seda raha väärtust lihtsalt sealt panga arvelt, eks ole, mis hakkab nagu niimoodi vaikselt allapoole tiksuma, mille ma olen higiga teeninud. Et kõigepealt peaks selle paika panema ja siis võiks hakata niimoodi natuke riskima ka, sest et ega see investeerimine on täitsa nagu lõbus ka. Ja lõbus, ma ei tea, kas nüüd nii lõbus, aga võib-olla see tulemus on lõbus, kui sa saad siis seda raha ja hakkad nägema, kuidas tuleb, et ta võib ka väga kurb olla, sest on ju võimalus kaotada. Ja siis tõesti on võib-olla ikkagi, vahel on ka nutuvõru suu ümber, ka minul on ju olnud, et ma olen ju raha kaotanud. Mis on need kõige suuremad kaotused või võidud siis on, kui sa? Kõige suurem kaotus, mul on olnud 2 tegelikult. Üks oli mingi ühisrahastusportaal, kus ma olin ikka täiesti algaja, päris esimestel aastatel ja mul oli nii, et jumala eest, kui isegi mul on kortermajas, kus ma elan, on koristaja, kui tema oleks mulle öelnud, et tal on ühisrahastusportaal, et pane paar tonni sisse, ma oleks olnud nii, et davai, miks ainult paar tonni, kas rohkem ei saa. Et ma kinnisilmi lihtsalt toppisin oma pappi igale pool, täis lammas ikka. Ja sealt ma olen siis saanud siukse finantsmunapiiksu umbes nagu 4 tonniga. Ma ei tea, seda raha praegu aetakse taga, võib-olla sealt tuleb midagi tagasi. Iga kord, kui ma seda ütlen, et ma selle 4 tonnisse selle piiksu sain, siis ongi palju neid parastajaid, kes ütlevad, näe, ohtlik on, et näed, kurat nüüd kaotadki ja nii edasi, et ei tasu näppida investeerimist. Ja siis ma ütlen, et mul on see okei, et ma 4000 kaotasin, praegu ma olen poole milli peal, et minu meelest tasub ikka näppida. Ja teine kaotus oli siis vana hea laenad sõbrale. Et oli mul ka üks tuttav üksikema, kes siis, kellele ma siis laenasin. Ja kui enne oli ta tuttav üksikema, siis nüüd ta on lihtsalt üksikema. Aga selle, kusjuures ma sain läbi ikkagi siukse kõva andmise täituri kaudu tagasi selle summa. Et see oli ka mingi, ma ei tea, 3 või 4 tuhat, aga tõesti, miks anda laenu üksikemale? Ma ei tea, mida ma sealt ootasin, mis roid ma sealt ootasin või ma ei tea. Aga nende kaotustega nii, ma näitan ka seda vahel oma nendele üritustele, et kes kardavad investeerida või kaotada, siis mina ka alguses mõtlesin nii, kui ma investeerima hakkasin, et kui ma näiteks leian mingi võimaluse, kuhu ma saan panna 200 eurot, siis ma tean, et see minu kaotus on maksimaalselt see 200. Väga lihtne ongi teha kupüüriga seda harjutust, et okei, 200, kui ma nüüd kaotan, siis pole seda 200. Ja kui ma võidan, siis võib olla see 201 või 250 või 400 või 1000. Et seal võidul ei ole seda piiri ees, aga kaotusel tegelikult on. Ja see kõlabki jälle, ega seda tõde ju ka te teate, seda on räägitud, ma ei ütle midagi uut, aga ma võib-olla annan siukseid uusi mõtteid või trikke, kuidas siis päris korra läbi mõelda. Et kaotamine on okei. Siin enne ma istusin ka ja kuulasin, mainiti Warren Buffettit, kes on super edukas ja ta on tark ja nii edasi. Minul tegelikult on tema ees ka üks eelis. Mina näiteks olen millile lähemal kui tema. Et tuleb mõelda positiivselt. Aga mida ei räägita, Warren Buffett on ise ka öelnud, tal on umbes mingi, ma ei tea, 6, 7, 8, 10, 11 mingit sellist super hästi läinud sihitud asja, investeeringut, mis tõesti on teinud talle siuksed okikepid, et vähe pole. Mida ei räägita on see, et tal on olnud üle 500 saasta täis sellise ka nii-öelda tuttava üksikema, kellele on ostetud või antud või midagi, et kus on lihtsalt raha põlenud. Aga sellest ei räägita, sest ikka keskendutakse sellele 10 edukale. Et kui sa need 10 edukat leiad oma portfelli või 2 või 3, mis iganes, siis need peavad olema siuksed, kes toovad need kastanid tulest välja nagu ka nende nii-öelda üksikemade laenude varaklassis. Et mul on samamoodi, LHV-d ostsin kunagi näiteks väga odavalt, Amplerit olen ostnud väga odavalt, kinnisvara isegi eelmine aasta ostsin korteri Tallinnas 58 000 hind, nüüd tegin hindamisakti 118 000. Ilus. Kas see on okei et täiesti, ja ma mäletan, kui me seda korterit ostsime, see oligi selle seltskonnaga, et see hind oli 58 ja me vaidlesime omavahel ja tingisime see müüjalt, et kuule, teeme 57,5. Teeme 57, siis me mõtlesime, kurat, see diil hakkas ära libisema lausa käest ja siis me ütlesime, et saad oma kuradi 58. Ja täna, aasta aega hiljem, see hindamisakt on 118 000
ja ma olin, et noh, loll oled, mida sa kaupled seal? Andke täna mulle neid korteid 58 000-ga, noh, ma ostaks mingi six-packi neid nagu, et noh, see ongi see, et sa täna mõtled, mingi asi on nii kallis, on ju, aga tuleb pingutada, sest no, on suur tõenäosus, et ta võib tulevikus olla nagu veel kallim, on ju, või see hinnakasv võib seal juures olla, et siis ei tasu täna karta võib-olla neid natuke kõrgemaid väljaminekuid. Noh, tihti on nii, et kui on hea asi, et siis võib-olla pigem nagu see ikkagi endale koju ära tuua ja siis nagu edasi vaadata. Ja mu mentor ütleb samamoodi, et tegelikult et midagi saada, pead ikkagi millestki loobuma. Pead andma. Ja, ma tean ka sihukest väljendit, et selleks, et teha omletti, tuleb lüüa mune puruks. See sulle ei meeldiks. Mulle see tõesti ei meeldiks, paljudele meestele see ei meeldiks, aga lihtsalt see point on sama, et sa pead midagi lõhkuma, et saada midagi paremat. See on, nii ongi jah, et ma võin ise su mentor olla, palju ta võtab sult? Ta enam ei võta, et ma juba õppisin ära, ma hakkasin tegutsema. Okei, no siis see on hästi pigist ta tühjaks ja sihuke nagu ema ämblik, kes sai lihtsalt kätte, mis tal vaja oli ja siis läks ära, tappis oma selle isase ja läks ära. Ei, aga ma andsin talle ka, et ma maksin 250 kvartalis, et noh, võib-olla seda võid ka teha oma selle university, ma annan sulle järgmise nagu idee. Rahakrati ülikool, et tee membership, aastane on 1000. Mul juba mõte liigub, ma hakkan ka võtma 250 kvartalis ja me kohtume korra aastas. Et see on nagu päris okei, tiksub hästi. Pead nagu videod enne sinna tegema ja siis nad hakkavad sealt niimoodi tõmbad need sinna blogist. Tuleb jälle meelde see lateks maskiga video tegemine, jumal küll. Taha teada, mis Jaapani vanamehed lõpuks vaatavad neid videosid. No hästi. Ma arvan, et kas sa tahad veel midagi lisada või võtame siis 10 minutit küsimusi? Kas on küsimusi või? Alustame sellest, keegi seal lehvitab. Ma näen jube sitast, sa pead ise vaatama. Ja seal on. Üks küsimus on, kui meil on 10 minutit küsimusteks, siis sa proovi siis 9 minutit aeglaselt esitada, siis ma 1 minuti vastan. Aga küsige ja siis võib-olla meil jälle tekib mõni mõte. Ja, täpselt. Tere. Tere. Ma küsiks sihukest asja, et kui sa nüüd täna peaksid nullist alustama, siis kuidas sa alustaksid? Ma teeksin kindlasti tööd mingisugust või vähemalt alguses niimoodi, et saada raha liikuma ja ma olen teinud päriselt oma elus tööd, mida ma ei ole nautinud. Ma olen teinud igast nagu mõttetuid asju. Mul on tõesti päris palju lugusid, come on, ma olin turvamees nagu. Ma ka. Raha eest. Ma olin Rihanna turvanaine. No sul on veel okei, kuule, ma olin ühes toidupoes. Aga ma võtsin ikkagi selle sweet spoti, ma olin tavaliselt kommide ja präänikute juures ja siis vahel ma tegin neid lahti ja sõin sealt päriselt. Ja saad aru, siis tuli juhataja mu juurde ja ütles, et kuule, proovi olla rohkem seal kommide juures, et keegi on sealt ikkagi vahepeal nagu söönud ja ma olin nii, et nagu kotsing, muidugi ma olen nõus rohkem kommide juures olema. Et sellist päriselt nagu mõttetut tööd on ka tegelikult okei ja täiesti lihtne teha, kui sa tead, miks sa seda teed. Et näiteks sa paned plaani, et okei, ma võtan mingi töökoha, mis maksab hästi, mis mulle ei meeldi, aga ma teen seda aasta aega ja ma tean, et ma siis tõesti näiteks säästan sealt. Ja kust nagu alustada? See säästmine ei kõla seksikalt, aga seda tuleb teha, see raha alles jätmine ja alustamine. Ja kui ma nullist alustaksin, see on ka see, et mida ma olen öelnud, et kui mulle täna antakse ette, kui ma oleksin nullis ja mulle keegi annaks nagu 500 000, ütleks, nagu mu täna see kohver kaalub, et ma ei julgeks seda investeerida. Ausalt, 500 000, see on lihtsalt räme raha, ma ei julgeks seda never turgudele panna. Aga kuna ta on mul niimoodi vaikselt kogunenud, ma olen pannud alguses ju 50 ja 100 ja mingi 200 ja nii edasi, siis ta on kogunenud ja siis see on nagu täiesti okei. Ehk see nullist alustamine, see ei ole üldse, ma ju ka ma ei saa garanteerida, et ma enam ei lähe palgatööle. Võib ju kukkuda kõik nagu kokku ja ma võin ka üks päev jälle olla palgatööl ja nii edasi. Et see nullist alustamine ongi tegelikult see, sa saad säästa ikkagi mingi piirini. Ja see on üsna ruineeriv tegevus, kui sa hakkad tegema mingeid trikke, et umbes magad lõunani, et ma ei tea, hommikusöögi pealt säästa ja mingit sihukest jura tegema. Muidugi, kellel on lapsi, ma soovitan, saate säästa, jätke need taskurahad ära, sest sinu elus ei mõjuta üldse. Aga see nullist tõesti ja lisatöid, mina tegin ka palju, kõik teevad palju lisatöid, kõik investorid
ja kõik track ivad oma kulutusi, mis on ka alati selline number üks asi, et ikkagi 90% maailma miljonäridest peab eelarvet, nad teavad, kust nende raha tuleb, kuhu läheb. See ei ole mingisugune vaeste selline pärusmaa. Et ma tahaks öelda mingit hästi sügavat ja põhjapanevat, mingit sellist, et vot nii peab alustama. Aga see ongi tegelikult loll töö. Kui sa teed midagi, mis sulle meeldib, siis on eriti hea, sest siis sa saad hakata säästma investeerima, et sa ei tule töölt ära, et sa ikkagi ka naudid oma tööd, on ju ilmselt. Ma teen ka praegu nii. Praegu naudid seda olukorda siin või? Jaa. Okei, päris veider. Täiega. Ju need lateksmaskid siis ikkagi töötavad. No tundub nii. Tundub nii. Et jah, see on siuke ümmargune vastus, aga sa võid ka täpsustada, kas sa kuskil oled või kas sa mõtled sellega, et kuidas investeerima hakata või kust või mida või? Jah, ma mõtlesin tõesti, et natuke täpsemalt, et kuhu ja mida võiks osta. Okei, et sa lasid mul 2 minutit jaurata ja siis nüüd ütled, et jah, ma tegelikult mõtlesin hoopis teist asja. Aitäh. See oli ka hea siiamaani. Okei. Alusta sellest, mis sulle meeldib. Päriselt, mina näiteks alustasin aktsiatest sellepärast, et ma ei osanud mitte midagi muud teha. Ma lihtsalt hakkasin mingeid ordeid tegema, hakkasin ostma. Täna ma olen avastanud, et aktsiatesse investeerimine ei ole minu tugevam külge ja see ei ole midagi, mis mulle väga meeldib. Ma teen seda siis, kui ma näiteks ei oska ühtegi muud liigutust teha. Sest mulle on number 1, mis mulle meeldib teha ja kus mul on nagu päris okei siuke success rate on kinnisvara. Aga et palju sa viitsid on ja kas sa viitsid jännata... siin teil on võimalus, sina ütlesid ka, sul on Airbnb on ju. See on hea variant, kuidas tekitada raha, kui sul on ka mingi kuur, sest ma saan aru, et siin kuuridest küsitakse kõva pappi. Mina proovisin ka näiteks seda, ma võtsin omal koduvõlaga esimese üürikorteri, ma hakkasin seal tegema Airbnb-d, mõtlesin, et väga äge on ju. No ei ole äge, sest isegi kui sul tuleb 1 ööks keegi ja kujuta ette, sul tuleb mingi kuskilt Hispaaniast mingi eriti tumedakarvaline klemm on ju. Ja siis ta sul seal õhtul ajab abet ja mingi raseerib ennast igast kuradi poosist ja läheb õhtul peol, läheb järgmine hommik ära, sa pead minema selle 1 õhtu ka ära koristama sealt. Ja ikka linu vahetamine edasi, et see on mega tüütu. Ma tegin seda mõned kuud ja siis sain aru, et ei, minu stiil on pikk üürnik. Nagu pikaajaline üürnik. Pikk võib ka tulla. Aga ja läksid mõned aastad mööda, siis ma ostsin suvila ja siis ma astusin sinna samasse ämbrist, et mõtlesin, hakkan Airbnb tegema. No ei viitsi, et mulle see näiteks ei sobi, et sa pead ise vaatama, mis see sinu selline, et kas sa tahad rohkem sebida, ringi sõita, siuke tähtsa näoga või sulle sobibki näiteks see, et sa iga kuu 5. kuupäeval ostad lihtsalt 500 € eest ühte, ma ei tea, hakkad ABC-st pihta, ühte Tallinna börsi aktsiat ja niimoodi siis teed oma seda strateegiat või seda investeerimisteekonda, et ma ei, jälle päris palju tühja õhku tuli, et tahad sa täpsustada oma küsimust? No liigume vähemalt... Soe on juba natuke. Okei, no ma proovin veel. No jah, täpselt vaata, kust alustada. Mina näitan oma seda, mis kõik mul on ju kogu seda kohvrit ja rahakotti üritustel, kus on elekter ja projektorid. Ma olen proovinud palju asja, tõesti, mul on krüptot, mul on võlakirju, mul on laene, mul on üürikortereid, mul on ettevõtte osalusi, mul on kulda, mul on hõbedat, mul on münte, mul on, ma ei tea, kas jäi midagi veel ütlemata. Ja sa lõpuks saad ka aru, mis sulle meeldib. Et sealt on, kuna ma ei tunne sind, sama asja võid küsida, et mis sulle meeldiks homme õhtul süüa teha. Ta on IT-inimene, ma võin öelda vihje. No siis ju peaks olema ju küll. Et võib-olla IT-sektoris sa alguses vaatad, mis ettevõtted sulle meeldivad. Jaa, see on ka üks asi, seda ma muidugi räägin võib-olla koolis ja ka noorematele, et võib-olla ei peagi näiteks mõtlema see, et konkreetselt mis tööd sa teha tahad, vaid seda, kus. Ehk siis ma tean juba mõnda inimest, kes näiteks ongi läinud LHV-sse, küsinud sealt tööd ja sellepärast, et see on LHV. Mitte sellepärast, et nad kindlalt tahavad töötada panganduses. Ja see on näiteks üks selline mõte võib-olla, ma sind ei näe, ma ei taha nüüd solvata, aga see on mõte noorematele. Ütleme jah, sa paistad ka ikkagi 23. Igaks juks ütlen vähem igaks juks. Aitäh. Et minna ikkagi kogu elus on ju saladus see, et kuidas saavutada edu on see, et sa lähed selle järel, mis sulle meeldib. Ja see on, ma arvan, investeerimis ka sama. Mulle päriselt meeldib kinnisvara. Minu jaoks on kuidagi
põnev minu jaoks need üürikorterid, noh, neid on äge nagu otsida, hallata, teha, on ju. Seal ei ole mingit pidevat sihukest, noh, mingit probleemi jada, nagu arvatakse, et noh, sa käid mingi päevad läbi mööda linna, potimusi on õlal ja mingi sopsutad neid nagu, neid ummistusi lahti, et noh, see ei ole üldse nii tegelikult. Et sa pead lihtsalt, noh, mina soovitan proovida, et kas sulle meeldivad aktsiad, kas sulle meeldivad võlakirjad ja sa tahad saada igakuist intressi või sulle meeldib. Näiteks ma olen mõnes startup'is niimoodi investor, et ma oma kogemustega annan ka seal natuke nõu, mis on ka jälle hästi põnev, on ju, et noh, on sellised variandid. Ja siin ka täna, noh, teil on ju kogukond, on ju, et siin on inimesed, keda, noh, mis te salgate siin, kes siin istuvad, te olete kõik ahned ju. Et teile meeldib raha, natuke nagu suhelge omavahel, sa võid leida siit mõne inimese, kes natuke suunab sind või kellega saab nagu koos teha, et see on palju, noh, üksi, kuidas see on, et üksi minnakse kiiresti ja koos kaugele, on ju, sihuke ütlus, et see üksi pusimine on kõige õnnetum, et võib-olla mõne mõttekaaslasega koos proovige midagi teha, noh, ükskõik jumala eest, kust alustada. Ma nüüd ei küsi, kas sa tahad täpsustada, sest ega ma ei oska rohkem midagi öelda. Ei, ma tahtsin aitäh lihtsalt öelda, et palun. Kõik sobis. Sobis lõpuks, jah. Küll need suislepa naised on ikka leplikud. Ainult 4 korda täpsustavad võõra mehe käest, noh, et. Kas oli veel küsimusi? Ja ma küsiks sellise asja, et kas sul ikka mingi eriala on ka kunagi õpitud või? Õpetaja küsimus on see nagu. Mõnus jälle allapoole vööd. Aitäh, mu enesehinnang tõuseb, see on äge. Jaa, noh, tegelikult on. Mul on kõrgharidus küll. Aga noh, selle kõrghariduse peal ma ei ole töötanud ja ma ei ole pidanud seda vajalikuks ja noh, vaata, kui sa ei tea, mida sa tahad õppida või kelleks saada, siis mis variandid on? Sa õpid kas turundust, juurat või filosoofiat või inglise filoloogiat, no mingit sellist pehmet pläusti, noh, mingit, noh, millega pole nagu mitte midagi teha. Et mul on ka, jah, ma olen küll läbinud kõrgkooli, et lihtsalt, ma ei tea, tõestada oma vanematele, et noh, midagi siin on, aga see ei ole andnud mulle küll, ma ei ole selle ala peal töötanud, mida ma olen õppinud. Ma ei tea, noh, sama hästi oleks võinud ükskõik mida teha. On veel keegi tahab teada midagi salapäraselt? Jah, ärge olge nii tagasihoidlikud. Viimane võimalus siin suislepas. Võib-olla. Tervist. Te juba teate, et see on esimene ja viimane üritus, jah? Siin kohas lihtsalt. Okei. Ja, tšau. Küsimus on selline, et kui me nüüd jutust õigesti aru saime, siis korterite nimel sa, ütleme, vallaametnikuga nõus magama ei ole, küll aga siis maa eest, eks on ju. Et noh, see oli nagu jutust välja, et mis oleks siis veel selline asi, noh, mille pärast sa oled siis nõus vallaametnikuga magama, kuht siis nagu, mis siis ära kasutada hiljem investeerimiseks näiteks. Kas härra töötab Suislepa vallas või? Tulevane vallavanem, jah. Igaks juhuks küsin, jah. Noh, ma ütlen, et ma mängin nagu vastasmeeskonnas. Noh, selle ütlen kohe ära, et mitte samal poolel. See ei olnud allapoole vööd küsimus, see oli lihtsalt niisugune huvi. Jah, seda küll. Aga ei, noh, ega jah, ma saan aru ju, noh, sellest küsimusest sealt taga, ega tegelikult muudes asjades ei olegi vaja nii-öelda nagu noh, kellegagi magada, et seda infot saada ja noh, kui ma ka loen mingit Tallinna, ma ei tea, lähiümbrusvaldade arenguplaane või vaatan kodulehti, et noh, see info on ka jälle, mis on kõikidele kättesaadav. Ja tihti nagu ei mõelda ette võib-olla mõned aastad või ei osata näha mingisuguse valla arengut või mingi külakeskuse arengut ja noh, kuidagi vaadatakse üle sellest ja tahetakse ikkagi täna ja üürikat või flippida ja ruttu raha, on ju. Et ega seal noh, mingit muud siseinfot mul tegelikult pole üheski, noh, ei aktsiates ega laenudes, noh, kuskil mingit startup infot mulle tuleb küll täna natuke rohkem sisse kui võib-olla tavalisele keskmisele inimesele, kes üksi pusib. Aga sellist, noh, see valla info, jah, see on natuke ta on ikkagi nagu kõigile kättesaadav, teda on võib-olla igav lugeda või otsija minna, on ju. No, sa teed nagu uurimustööd ikka natukene, see on ikka väike töö. Ja, see on loomulikult töö, et noh, ma püüan nagu aimata, kuhu suunas areneb mingisugune koht, et noh, kui ma toon Tallinna näiteks, siis noh, aastaid tagasi seal keegi kunagi ostis ju noh, Peetri külas, mis on seal Ülemiste järve taga, see totaalne põld ju. Keegi ostis, ma tean isegi ühte vanameest seal, kes ostis noh ka mingi 20 000 eegu, saad aru, eegu eest. Ostis mingid jõledad maad kokku, noh siis ta jõi, ma ei tea, 6-7 aastat, nüüd on järjest need maad maha müünud. Noh,
korda 10 pluss veel see, et mitte eegud, vaid eurid. Et see on selline tõesti, kus võivad nagu need suured roid tulla, siuksed päris suured kalad, et neid niimoodi, noh, kui sa elus paar tükki edukalt ära teed, ma arvan, siis sa oled nii well off, et polegi vaja kogu aeg kellegagi magada. Võid üksi magada lõpuks. Minu eesmärk ongi see, et ma saaks üksi magada. Väga põnev. Et ei, väga põnev, räägi, on nii tore, oi kui äge. Nimelt tegin seda sulle praegu. Kas oli veel küsimusi? Kas te ajate sääske ära või keegi nagu lehvitab vahepeal? Julgeb keegi veel? Oli küll, keegi vehkis. Ave Artur siin. mul oleks niuke kaks Ei. asja, et üks asi on see, et aitäh, et sa oma blogis nii ausalt numbritega kajastad läbi aastate endiselt oma tegemist. Palun. Et olles siin 2 aastat tegutsenud, siis vahepeal on küll niuke tunne, et annaks alla ja kulutaks ära, sest kasv tuleb aeglaselt. Aga siis ma näen, et tuleb aga muudkui peale laduda ja siis täna on juba päris kena. Aga teine küsimus on seoses sinu selle lahkumisega, et kui sa ütleksid, et teeks selle kadunukese röövi, siis oleksid sa nõus kaaluma ka kremeerimist, et natukene väiksemad naisterahvad saaksid ka sellel osaleda? Nüüd oli 2 küsimust. Üks oli see, et sa ütlesid, et sul on juba siuke portfell ja sa oled päris kena. Me siit alt ei näe, aga hääle järgi võib täitsa öelda, et oled küll ja minu tunnustus sulle. Aga mis see põletamise küsimus või see krematoorium, mis see tähendab? Ma ei saanud aru sellest. No, et kui sa kaalud üle 75 kilo, siis ja matused on näiteks avalikud, siis mina ütlen, et mina 75 kilo ära ei tassi. Nojah, seda küll. Ega kunagi mu matused küll te kuulete, küll te siis lõpuks teate, et kes ma siis olen ja kuidas see, mis siis kõik must nagu maha jäi ja nii edasi. Et ma ju ka praegu mõtlen, kui raske on andagi seda infot kuhugi või kui sa oled selline anonüümne ja sul on mingid varad koos, et mis tõesti saab siis pärast sinu nendest asjadest. Et sinna ma ei tea, jälle ma ei oska vastata, et teil on nii imelikud küsimused ja nii rasked, et ma oskan ainult ise rääkida. Ma ei oska küsimustele vastata. Aga see esimene pool tegelikult oli väga nagu asjalik ja selle üle on mul tõesti siiralt üli hea meel, kui Eesti inimene ikkagi ei tee pai, ja vahel, kui mulle tõesti keegi viitsib kirjutast, ma ju näen, et te loete, te on 10 000, ma ju saan aru, et te käite mu blogis, sest come on, internet, ma näen ju statistikat. Ja väga harva, kui keegi viitsib midagi head öelda, vaat see tõstab küll nagu enesehinnangut ka ja ma tean, et kui ma suudan muuta nagu mitme inimese elu päriselt, et ükskõik, kas ta kogub kokku kas või, ma ei tea, 5000 eurot endale või teeb oma mingi unistuste reisiteoks või ostab ühe üürikorteri või lihtsalt elab, ma ei tea, küsib palka juurde, elab paremat elu, siis see on tõesti parim. See kõlab võib-olla õõnsalt ja juustuselt, et ma ütlen, et see on tore, aga tegelikult see on päriselt ja ma plaanin oma neid numbreid nagu näidata ja jätkata tõesti nii kaua, kuni siin pole enam taganemisteed, vahet pole ju enam. Ja ma loodan, et siin need järgmised 100 tulevad ja mulle meeldib, kui te päris loete ja mulle meeldib, kui te järgi teete. Ja mul on see päriselt kompliment, kui te lähete minust kiiremini ja mööda, jumala, see on kõik väga tore, sest kui teie ostate enne kuskile Thessalonikisse villa, siis te ju kutsute mind sinna. Et win-win igatpidi. Lugege päriselt, tehke seda kõik järgi selles mõttes, et mina olen, vaata mind, kui mina saan hakkama siis siin enamused ju paistavad, et osad on ju prillid, päris targad näete välja mõned, et teil on see ikka mingi, tuleb ilmselt väga lihtsalt. Nii ta on. Kas veel on kedagi? Ma korra küsin ka. Kui nüüd ütleme Ukraina asi laabub, mis sa järgmise aasta, 2-3 jooksul plaanid osta? Kui näiteks aktsiatest mõelda? Kui mitte korterid? Aktsiaid ma ostangi harva, et siis kui mul tõesti on mingi raha, millega ma ei oska midagi teha või saa ja näiteks ma olen ostnud
siin järjest väikeste juppidena Enefiti, sest noh, energiahinnad ja värgid, siis ma noh, näen seda turunõudlust ja seda nende kasvu, siis ma sellesse nagu usun. Sellel sõjal ma ei lase ennast nagu nii palju mõjutada, et ma ei muuda oma nagu ostustrateegiat, ma küll muutnud ei ole. Üks asi, millest ma plaanin ka kirjutada, on see, et ma ikkagi pean õppima niisugune näiteks see sõjavalgus üldse, noh, ennustatakse, et tuleb nagu päris niisugune tige sügis. Et ma teen omal selline, et 25 000 on uus null minu jaoks. Et kuna mul on olnud kogu aeg rahas null, noh päriselt, ma olen nii näpud põhjas kogu aeg, et siis ma tahaks hoida 25 000 piiri, mis katab ära minu sellise umbes aastase elu, kui ma ei teeni mitte midagi. Et kui kaovad ära kõik üürid, kõik asjad, kõik, siis see 25 000, sellega ma elaks nagu aasta ära. Nüüd, kui vähemalt tulevad üürid ja asjad, on ju, siis ma elan niimoodi, et ma saan ka investeerida. Ja kui ma veel kuskilt lisaraha saan, no siis ma elan nagu väga hästi. Et see sõda ei mõjuta minu näiteks noh, aktsiavalikuid, ma küll, noh, see mõjutab seda, ma olen teinud lihtsalt annetusi Ukrainasse, et ma päriselt olen kulutanud sinna raha või noh, investeerinud sinna. Aga noh, ma ei karda, et tõesti, kui ma täna ostan mitu hektarit maad, noh, see on ju Eestis, siis noh, ma ei pane nagu panust selle peale, et see sõda on siin või et üks päev on meil siin asjad, noh, paari aasta pärast noh, niimoodi sitt leivakotis, nagu mu vanaema ütleb, et noh, selle maaga või midagi nagu enam teha ei oleks. Et ma ei ole muutnud küll oma mingeid nagu oste või mõtteid, et ma lähen edasi, kui sõda tuleb, noh, usu mind, kellad on meil kõigil siin, on ja mina jälle teen panuse sinna, et see sõda nagu siia ei tule siukses mahus ja ikkagi jätkan oma seda teekonda, kus ma olen ja kuhu ma minna tahan. No nüüd sa mulle täpselt ei öelnudki. Ütle üks ettevõte või kaks. Ma ei tohigi sulle täpselt öelda, sest ma lähen kinni. Kui ma hakkan andma investeerimissoovitusi, siis tuleb Finantsinspektsioon. Ja noh, päris, kui mina ütlen sulle, et mina ostan näiteks Enefit ja mingeid pangaaktsiaid, vaatan, mis mulle tunduvad nagu siiamaani väga okeid ja potentsiaaliga, ega ma rohkem sulle öelda ei tahagi, ei oskagi. Okei, aitäh. No palun. Aitäh. Tere. Mul on küsimus, kui eelmised olid võib-olla natuke raske, et äkki see on kergem. Kas sa oled seoses inflatsiooniga ka oma iganädalasi palku tõstnud? Jaa, väga hea küsimus. Tõstsingi tõesti nädal või 2 tagasi, tõstsin 200 pealt 250 peale. Ja see, oota, või 225 peale. 225 peale vist. 25 euri võrra tõstsin ja see point ongi see, et tõesti, et noh, kui lähed poodi, siis ega nagu ei saa enam midagi selle rahast, mille eest varem sai. Ja ma nägin ka, kuidas ma viimastel kuudel olen võtnud oma selle nagu järgmise nädala raha varem kasutusse. Ja noh, see pole enam point, siis järelikult, kui see muster hakkab korduma, siis noh, mõttekam on nagu tõsta seda nädala palka, kui see, et kogu aeg nagu varastada enda niimoodi tulevikust, on ju. Et paningi, tõstsin omal Excelis selle summa suuremaks ja väga spot on küsimus. Aga jaa, kes iganes seda küsis, kus kohas. Aitäh, siin üleval. Okei, et kui teil pärast on mingid auhindus, andke palun nagu selle tüdrukule. Jah. On veel küsimusi? On. Keegi jookseb küll seal. Tere, selline küsimus, et kas sul on ka mingid siukseid näiteid investeeringutest, mis sa vanasti otsustasid mitte teha, aga tagantjärgi sa vaatasid, et oi, et väga hea investeering oleks olnud, et oleks pidanud tegema ikka? Midagi sellist konkreetset ma vist ei oskagi tuua, mida ma täna mõtleks. Võib-olla ma püüan ka ära blokkida, et kui ma olen näinud mingit, on olnud võimalus ja sealt on midagi nagu suurt või toredat tulnud ja ma ei ole kaasa läinud, siis ma püüan nagu see ära unustada ja mõelda, et okei, et iga sõiduga ei saa kaasa minna. Jah, ma oleks tahtnud ka kunagi, ma ei tea, sina hakkasid krüptot ostma 50-ndal, 60-ndal, on ju. Muidugi ma oleks tahtnud ka seda teha väga vara ja väga palju. Ma ei saa ka niimoodi täna mõelda ja kui ma enne rääkisin see korterite loo, kuidas nagu hinnad on kasvanud, ma oleks tahtnud muidugi veel rohkem kortereid osta. Oma esimese koduvõlaga ostetud korteri ma ostsin 2-toalise, sest 3-toaline oli 10 tonni kallim. Oleks võinud pigistada selle 10 000 ja võtta ikka 3 on ju täna, kui ma vaatan, sest see oleks veel 50 000 nagu plussi. Aga tead, see mõtlemine väsitab, et reaalselt ei jõua iga asja kaasa ja minu see kohver on väga, seal on tõeline selline palett, et on väga palju erinevaid asju.
ikkagi pigem peakski rohkem olema kontsentreeritud mingites mingis kindlas kohas, et ma ei, jah, mul on kahju, ma oleks tahtnud kunagi osta alguses veel, ma ei tea, Amplerit rohkem, LHV-d oleks võinud osta odavalt rohkem, on ju, noh, samas ma olen teda ostnud ka 35 pealt juurde. Aga muus osas must ei ole midagi sihukest väga mööda läinud, et kui ka sõbrad on midagi teinud, mul on alati pakutud, aga noh, midagi pole sealt tulnud nii suurt, et kus ma mõtlen, et noh, miks ma ei läinud, et oleks nagu võinud, et täitsa. Ma teen kuidagi ise rahu sellega, et need otsused, mis ma olen teinud, ma tean, need on minu otsused, noh, nad on selles ajas olnud õiged. Ma tegin näiteks ka selle aasta alguses ühe sihukese päris okei suurusega startupi investeeringu. Noh, täna ma mõtlen, ma oleks tahtnud sinna jälle rohkem panna, samas aasta alguses mul seda võimalust ei olnud. Noh, mul ei ole mõtet nagu peedistada ennast, et käia nüüd kurva näoga ringi ja öelda, et kurat, oleks pidanud rohkem panema. Noh, ei olnud. Hindasin riske, hindasin nagu oma seda võimekust. Tegin sellele päevale enda teadmiste raames parima otsuse ja lepin sellega, et ma ei kiusa ennast nagu mingi, ma ei tea, paar kuud või aastat hiljem, et noh, oleks võinud teisiti. Oli nii lihtsalt. Nii. Aitäh. Aitäh. On veel? Keegi julgeb küsimus. Nii. Kui jutt oli sellest, et kui su üüritulud kõik ära langevad, siis aastaga kulub sul 25 000. Kiire arvutus kuus 2000, natuke peale. Sa ütlesid, sa tõstsid nädalas oma kulud 225-ni. Kuhu ülejäänud raha kulub? Mul on kõik, kui ma oma kulusid näitan, siis seal on tegelikult ka ettevõtte kulud, seal on mul koduvõlg, seal on mingid asjad, mida ma saan ära jätta. Et kui ma tõesti mõtlen, et ma pean maksma, just eile õhtul või üleeile vaatasingi oma neid numbreid ja kui mul on seal mingi üür, koduvõlg ja need nädalarahad, siis see on umbes kokku siis see 20 000 nagu aasta peale. Et muu on selline, ongi, ma ei tea, ettevõtluskulu ka, et näiteks see kuu nüüd, kui te järgmine kuu loete, siis see kuu mul on olnud päris suured kulud jälle. Samas ma olen teinud ette, et järgmine kuu oleks nagu tulud kõrgemad. Et see ongi selline, päris mustvalgelt ei saagi arvutada, sest ma löön kokku tõesti kõik oma eraisiku ja ettevõtte kulud, näitan nagu kõik siis oma nendes kuludes ära. Lihtsalt see nädalapalk on siis see, mida ma ei, kuidas ma siis ütlen, ei deklareeri või nagu, kus ma ei kogu tšekke, ma ei jälgi, kuhu ta läheb. Mul on nagu täitsa poogen. Läheb Woldi peale või läheb väljas käimise peale või ostan riided või mis iganes. Et see on nagu täiesti teine selline kulu. Lihtsalt seal juures ongi üürid, koduvõlad, mida ma arvestan veel nagu eraldi. Need ei lähe nagu sellest nädalarahast. Aitäh. Palun. Nii. On veel mõni julge? Ega ei pea väga julge olema küsida. Ei pea või? Ei pea. Lihtsalt, et võiks olla nagu arukaid küsimusi. Arukaid küsimusi tuleb veel? Kohe keegi ei julge kätt tõsta, vaata. Niimoodi saab alati ürituse ära lõpetada. Kas kellegi on mõni arukas küsimus ka? Kurat, ma küll küsida ei julge, et äkki on loll. Julge. Pinge on liiga suur või? Jaa, aga selge. Et me võime vist otsad kokku tõmmata, siis aitäh sulle, et sa oled inspireerinud seda 30 000 inimest, kes su blogi loeb ja ma arvan, et sa said siin praegu juurde. Et selles mõttes suur tänu sulle. Isegi loeme edasi, ma arvan, võib-olla, kindlasti. Jah, see on, ma taas küsin ka, kui ma ise rääkimas käin, siis ma küsin, et kas keegi teab juba või loeb blogi ja see on tõesti mingi enamasti vanemad mehed tõstavad ka. Nagu, palun ei, et palun naisi ka. Lugege, jaa, muidugi, seal on tõesti, ega need kõik ju ei ole, ma ei ole nende elusid muutnud, et ma ei tea, 30 000 inimest, et seal on ju kindlasti konkurente, seal on kedagi, kes niisama, ma ei tea, huvi pärast loeb, ise mitte midagi tegema ei hakka. See kõik on okei nagu, et täna ka, kui me siin räägime ja kui teie selle ürituse korraldasite ja isegi kui sa muudad siin, ma ei tea, nagu 3 inimese elu, üritus on korda läinud. Päriselt, sest sa oled muutunud maailma, sa oled teinud need 3 inimest võib-olla, eriti head on need nii-öelda need sniiserid või need aevastajad, et need on ka nagu noortel firmadel või kui sa lähed mingi uue tootega välja, siis sul on vaja algus neid fänne, neid, kes nagu lähevad aevastavad seda infot hästi palju niimoodi laiali, jagavad neid pisikuid. Et siin ka, kui sa oma üritustel tegelikult muudad nagu mõned elud, suudad need mõned siuksed uskujad leida. Need lähevad, räägivad seda sinu lugu edasi, räägivad sellest üritusest edasi, tulevad uuesti, kutsuvad sõpru. Et see ongi see, et need sinu see esimene ka 100 000 siin piltlikult öeldes on raske, aga tead, kui sinna ära jõuad, siis ta hakkab niimoodi tulema. Et see on
see on igati äge. Suured tänud sulle. Aitäh, et kutsusid, ma poleks muidu tulnud.